Tere päevast! Minu nimi on Veiko Nurm ja juhatan sellist ettevõtet nagu Korsten Puhtaks OÜ. Lisaks olen elukutselt potsepp ja korstnapühkija. Täna sooviksin teile lähemalt rääkida, kuidas valida enda kodule, uuele kodule või olemasoleva kodule uut korstent. Reeglina algab korstna valik nii nagu iga teinegi ehitustegevus projekti koostamisest. Et korsten on tegelikult maja küttesüsteemi üks väga oluline osa. Ja selleks, et õiget korstent valida, tulebki teada kõigepealt, millise küttesüsteemiga see korsten ühendatakse, ehk milline see kütteseade peaks olema. Et kas selle korstnaga ühendatakse kamin, saunaahi, katel. Selleks, et nüüd korsten omavahel ja kütteseade kokku panna, tuleb teada kütteseadme nõudeid korstnale. Kas korsten hakkab tulevikus töötama niisketes töörežiimides või hakkab ta töötama kuivades töörežiimides? Kas kütteseade tekitab kondensaati? Kui kõrge on näiteks kütteseadmest väljuv suitsugaaside temperatuur? Igasugune korsten ei sobi kokku igasuguste kütteseadmetega. Kui me näiteks võtame tavalise keskkütlekatla, mis töötab pelletitel, siis reeglina väljub nendest pelletikateldest ja pelletikaminatest väga madal suitsugaaside temperatuur, mis eeldab seda, et korsten peab olema valmis töötama märgadel töörežiimidel ja sellest korstnast on vajalik eraldada ka kondensaat. Korstna valikul tuleb lähtuda sellest, et korsten oleks valmis töötama märgadel režiimidel. Kui nüüd me selles valikus eksime, siis võib juhtuda, et korsten on väga kiire ära lagunema.